Käesoleva klipi teemaks on siis elektrivälja jõujoonte kujutamine, täpsemalt siis jõujoonte võrrandi leidmine. Lihtsamatel juhtudel me loomulikult õpiku näite põhjal teame, kuidas jõujooni kujutada, aga nüüd vaatame siis sellist üldist viisi, kus me saame siis mis tahes elektrivälja tugevuse korral siis leida need võrrandi, mis kirjeldavad jõujoonte kuju ja selle konkreetse näite teeme siis praegu kahemõõtmelisel juhul, loomulikult saab see vajadusel laiendada ka siis kolmemõõtmelise juhu jaoks. Ja olgu meil siis XY tasand. X ja Y. Ja sellel tasandil olgu siis mingisugused meelevaldselt elektrivälja jõujooned, joonistan neid siis 3 tükki välja. Ja kuidas me saaksime siis leida avaldise? Võtame siit ühe punktikese ja analüüsime olukorda siis selle ümbruses. Teatavasti siis mis tahes kõvera tõus mingisuguses konkreetses punktis siis B on siis määratud suhtega, kui palju siis suurus selle punkti ümbruses muutub Y-telje suunas, jagatud läbi siis selle muutusega X-telje suunas ja kui me viime siis selle delta Y-si või delta X-ist leiame piirväärtused ja me läheneme selle nullile, siis tulemuseks ongi, eks ole, sirge tõus selles konkreetses punktis. Nüüd, kui meil on siis elektrivälja tugevus või elektriväli selles punktis, siis jällegi ta ilmselgelt vaatab meil puutu ja sihis ja sellel elektrivälja tugevusel siis kahemõõtmelises ruumis on nii X komponent kui ka siis Y komponent ja jällegi sellesama elektrivälja tõus siin punktis ei ole mitte midagi muud kui siis Y komponendi suhe X komponenti ehk siis EY jagatud EX-iga. Ja tõsi, meil ei ole nüüd küll seda soovitud kõverat või võrrandit, mis kirjeldaks sedasama kõverat ennast, aga meil on siis diferentsiaalvõrrand, nagu näete, mis siis või mille lahendamisel on meil võimalik see kõver leida. Nüüd, kuidas täpselt seda diferentsiaalvõrandit lahendada, sõltub väga palju sellest, millised siis on selle elektrivälja jõujooned konkreetselt ja vaatamegi nüüd ühte konkreetset näidet. Nimelt leiame siis avaldised, mis kirjeldavad lõputult pika ühtlase joonlaengu elektrivälja jõujooni. Nagu te varasemast mäletate, siis lõputult pika ühtlase laengu elektriväljal puudus siis Z-komponent, seega võime seda sama ülesannet lahendada kenasti XY tasandil ja meie siis konkreetne visuaal näeks välja selline. See on meil siis jällegi X-telg, see on Y-telg ja Z-telg vaatab antud juhul siis tahvlist välja. Ja seesama lõputult pikk ühtlane joonlaeng paiknebki siis siin Z-teljel, ehk siis tema koordinaat on Z on võrdne koordinaat on X on võrdne nulliga, Y on võrdne nulliga ja Z-il on siis mis tahes muu väärtus. Ja teame ka jõujoonte või elektrivälja tugevuse valemit. Elektrivälja tugevus oli meil siis järgmine. Võrdeline siis laengu joontihedusega ja pöördvõrdeline siis kaugusega koordinaatteljestiku keskpunktist. Ja elektrivälja tugevusel on ka alati suund. Antud juhul on suunatud ta siis sihivektori A rho sihis. Nüüd, et matemaatika natukene ilusam oleks, siis valime meie selle joonlaengu joontiheduse suuruseks 2pi epsilon 0, sellisel juhul see 2pi epsilon 0 siit nimetajast taandub välja ja siis me saame elektrivälja avaldise natukene lihtsamaks teha ja see jääb meile kujule. Elektrivälja tugevus on lihtsalt siis 1 jagatud rho
A-rho. Ja loomulikult see tulemus, mis me saame, kehtib ka muude laengujoon-tiheduse väärtuste juures, lihtsalt matemaatika läheb natuke lihtsamaks, isegi mitte matemaatika ei lähe lihtsamaks, me peame lihtsalt vähem kirjutama. Nii, nüüd me näeme, et see valem, mis me enne saime, siia kasti ümber joonistada. See Y tegelikult ei kuulu meil siia kasti, siia teile juurde. Igatahes see valem on meil antud siis ristkoordinaatides, aga meie elektrivälja tugevus on praegusel juhul antud siis põhimõtteliselt polaarkoordinaatides, kui me oleme kahemõõtmises ruumis või siis laiemalt öeldes silindrilistes koordinaatides. Seega me peaksime siis jällegi kõigepealt teisendama siis elektrivälja tugevuse ristkoordinaatides ja sellisel juhul me saame juba rakendada sama valemit, mis me leidsime ja lahendada siis tekkinud diferentsiaalvõrrandi. Nii et siin ülesandes on selline täiendav nüanss veel juures. Ja nagu ikka, meil on vektori teisendamine. Sellisel juhul me saame kasutada juba tuttavat trikki. Et siis selle meie elektrivälja tugevuse E skalaarkorrutis siis X telesuunalise ühikvektoriga peab andma meile või siis selle elektrivälja tugevuse X komponendi. Nii, ja see näeks välja siis järgmine. Elektrivälja tugevus ise on meil selline. A-rho korda AX. Siin on meil vaja nüüd kahte teisendust. Kõigepealt me peame ka selle muutuja rho viima kuidagi üle siis ristkoordinaatidesse ehk avaldama tema väärtuse X ja Y kaudu. Ja teiseks peame siis välja nuputama, millega see skalaarkorrutis võiks võrdne olla. Ja kuna meil on siin juba üks kena joonis, me võime need suurused siia peale kõik kanda. Ehk olgu meile huvipakkuv punkt siin, siis selle punkti kaugus koordinaattelestiku algusest ehk rho ise on, eks ole, siin. Ja teine muutuja phi paikneb siin. Ja samas siis selle punkti X-koordinaat on meil siin ja Y-koordinaat on meil siin. Ehk siis kujutab joonise kujul siis seoseid põhimõtteliselt polaarkoordinaatide ja ristkoordinaatide vahel. Ja siit me saame ka siis välja kirjutada matemaatilised seosed nende kahe koordinaatsüsteemi vahel. Esiteks Pythagorase teoreemist me näeme kohe, et see rho ei ole mitte midagi muud kui siis vektori pikkus ehk siis X komponendi ruut pluss Y komponendi ruut. Ehk põhimõtteliselt on meil olemas siis juba, eks ole, teisendus. See nurk phi ei ole midagi muud kui arcus tangens Y ja X komponendi suhtes. Ehk siis teades X ja Y komponenti saame me leida siis polaarkoordinaatide väärtused. Nüüd vastupidine teisendus tugineb siis täisnurksetele kolmnurkadele ehk tavalisele trigonomeetriale. Kui me mäletame, siis selle nurga koosinus ehk nurga phi koosinus ei ole mitte midagi muud kui siis tema lähiskaateti ja hüpotenuusi suhe ehk siis koosinus phi'st on X jagatud rhoga. Sellest me saame avaldada X-i, mis ei ole siis mitte midagi muud kui lihtsalt rho korda koosinus phi'st. Ja analoogiliselt siis siinus oli defineeritud kui siis vastaskaateti ja hüpotenuusi suhe ehk siis nurga phi siinus on Y jagatud rhoga ehk Y ise on meil siis rho korda siinus phi. Nüüd on meil olemas siis teisendusvalemid polaarkoordinaatide ja ristkoordinaatide vahel, aga järgmisena oleks meil tarvis leida nüüd seda skalaarkorrutist. Kui te mäletate, siis kahe ühikvektori skalaarkorrutis või täpsemini kahe vektori skalaarkorrutis oli esimese vektori pikkus korda teise vektori pikkus korda siis nende kahe vektori vahelise nurga koosinus. Kuna mõlemad on ühikvektorid, siis nende pikkused on mõlemad ühel, ehk siis see skalaarkorrutis ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt koosinus nende kahe ühikvektori vahelisest nurgast. Ja nüüd X-telje suunaline ühikvektor on meil, eks ole, siin. Ja selle rho-sihiline ühikvektor ei ole siis fikseeritud suunaga, vaid sõltub konkreetselt punkti asukohast. Ja meie joonisel on ta parasjagu siin. Ja me näeme, et nende kahe vektori vaheline nurk ei ole mitte midagi muud kui, eks ole, sama nurk phi.
Ehk saame nüüd hakata seda meie skalaarkorrutist leidma. Sama skalaarkorrutis AX-iga on siis 1 jagatud ruutjuur X ruut pluss Y ruut ja korrutatud läbi siis koosinusega nurgast phi. Oleme lahti saanud vektoritest, aga me näeme, et selles meie samal X-komponendi valemis on sees ikkagi veel polaarkoordinaat ehk nurk phi, ehk me peaksime selle asendama siis X ja Y väärtustega. Ja näed, enne unustasime siia ühe asja veel kirja panna, et me otsime elektrivälja tugevuse X-komponenti. Nii. Ja siin on olemas meil koosinus phi ja me saaksime tema kaudu avaldada X-i, aga sellisel juhul oleks sisse jällegi polaarkoordinaat rho. Aga samas meil polaarkoordinaadi rho kohta on olemas omaette valem, ehk siis tegelikult me näeme, et see koosinus phi siin ei ole mitte midagi muud kui X jagatud rhoga ja rho teatavasti oli meil ruutjuur X ruut pluss Y ruudust. Ehk koosinus phi on lihtsalt siis X jagatud ruutjuur X ruut pluss Y ruudust ja me saame oma elektrivälja tugevuse X-komponendi. Kaks korda siis ruutjuur X ruut pluss Y ruudust ei ole lihtsalt midagi muud kui X ruut pluss Y ruut ise. Nii, selline on siis meie elektrivälja tugevuse X-komponent. Me võime selle sama arvutuse läbi teha Y-komponendi jaoks. Y ei ole mitte midagi muud kui siis kogu elektrivälja tugevuse skalaarkorrutis nüüd ühikvektoriga AY. Viimane paikneb meil, eks ole, Y-telje peal on pikkusega 1 ja vaatab otse ülesse. Ja kui me selle läbi teeme, siis selgub, et lahenduskäik on üsna sarnane. Ainus vahe, et koosinus phi asemel tuleb meile nüüd mängu siis siinus phi ja lõpptulemus oleks Y jagatud X ruut pluss Y ruuduga. Ehk siis me võime nüüd oma elektrivälja tugevuse kirja panna polaarkoordinaatide asemel siis ristkoordinaatides ja me saame, et see on siis X AX jagatud X ruut pluss Y ruut pluss Y AY jagatud X ruut pluss Y ruuduga. Ilmselgelt on ta siis polaarkoordinaatidest tüki lühem ja kompaktsem valem, aga meie konkreetses ülesandes on vaja just ristkoordinaate, seetõttu tegime siis sellise teisenduse. Nii, ja nüüd on meil kõik olemas, et hakata siis seda jõujoonte võrrandit leidma. Ehk me saame kirjutada, et Y-i tuletas X järgi, kus Y on siis seesama funktsioon, mis kirjeldab seda jõujoont, selle võiks äkki siia välja kirjutada. Ehk see on siis Y X-i funktsioonina, lihtsalt üks valem, joonevalem, on siis elektrivälja tugevuse Y-komponendi ja X-komponendi suhe. Me näeme, et kui me jagame need kaks komponenti omavahel läbi, siis see X ruut pluss Y ruut taandub kenasti välja ja see meie diferentsiaalvõrrand tuleb tüki lihtsamal kujul, ehk siis Y-i tuletis X-i järgi on lihtsalt Y jagatud X-iga. Nüüd igaks juhuks kirjutan välja ka, rõhutan veel kord, et see on siis EX jagatud, eks ole, EY-iga. Elektrivälja, vabandust, Y-komponent jagatud läbi siis elektrivälja tugevuse X-komponendiga. Ja viimane asi, mis on vaja teha, on vaja nüüd see diferentsiaalvõrrand lahendada. Selleks tuleks kõigepealt viia siis Y ja DY samale poolele, samamoodi siis X ja DX samale poolele. Ehk jääb siis selline võrrand. Ja klassikaline viis diferentsiaalvõrrandi lahendamiseks on siis kasutada tuletise nii-öelda pöördfunktsiooni ehk arvutada siis integraal. Kui me leiame vasakust poolest integraali ja paremast poolest integraali, siis ka need peavad omavahel võrdsed olema. Ehk siis, mida me peame lahendama, on põhimõtteliselt 1 jagatud Y dy on võrdne integraal
1 jagatud x dx. Kui te mäletate, siis 1 jagatud x-i integraal oli naturaallogaritm x-ist. Kui te ei mäleta, saab seda alati integraalide tabelist järele vaadata. Ja kuna meil on tegemist määramata integraalidega, siis mõlema integraali puhul tekib meil ka siis integreerimiskonstant c. Kuna need mõlemad integreerimiskonstandid on meelevardsed konstandid, siis me võime nad lihtsalt omavahel kokku võtta üheks konstandiks. Ja kuna tulemused tulevad mõlemad siis logaritmi kujul, siis me võime selle kahe konstandi summa esitada samamoodi logaritmi kujul, sest logaritm mingisugusest konstandist on täpselt samamoodi mingi konstant. Ehk siis, natuke kokkuvõtlikult, me saame sellise tulemuse, et naturaallogaritm y-ist on võrdne naturaallogaritm x-ist pluss integreerimiskonstant, mida antud juhul on mõistlik kirja panna naturaallogaritmi kujul, kohe näete miks. Ehk siis see sisuliselt, eks ole, on siis kahe integreerimiskonstandi summa, üks on vasakpoolne, teine on parempoolne ja mugavuse mõttes on ta avaldatud siis ka naturaallogaritmi kujul. Nii, ja logaritmi omadusi kasutades me teame, et logaritm a-st pluss logaritm b-st, kui mõlemad logaritmid on samal alusel, annab meile lihtsalt logaritmi a korda b-st. Ehk me saame võrrandi kujul. Ja kui see võrrand kehtib, ehk logaritm x-ist on sama, mis logaritm c korda, logaritm y-ist on sama, mis logaritm c korda x-ist, see tähendab seda, et y on sama, mis c korda x. Ja see olekski siis meie selle ülesande lahendus. Ilmselt see väga kedagi ei üllata. Me teame, et joonlaegu elektrivälja jooned on alati suunatud, eks ole, sellest joonlaegust eemale. Ehk siis jõujoonteks ei olegi mitte midagi muud kui sirged jooned ja selle sirgejoone tõus on lihtsalt c. Kui see c on meil näiteks 0, siis me saame võrrandi y on võrdne 0-ga ja saame jõujoone, mis kulgeb siis piki x telge. Kui see c on võrdne lõpmatusega, siis me saame jõujoone, mis kulgeb piki y telge. Kui c on positiivne, siis me saame kõik jõujooned, mis jäävad nendesse kahte veerandisse. Kui c on negatiivne, saame kõik ülejäänud jõujooned, mis jäävad nendesse kahte võrrandisse. Ehk see oli siis selline näide elektrivälja jõujoonte kujutamise kohta ühel konkreetsel juhul. Jällegi konkreetne lahendus sõltub siis sellest, milline see elektriväli ise oma suunate tugevuselt parasjagu on.